nii, tere tagasi, minu kanal kallid vaatajad, vaatame järjekordset videot, milles on taas kord ühe paki avamine. Meil on taas kord tulnud siis Good Country Foodilt mystery box ja see on siis jõulude mystery box, aga teatud põhjustel tuli oodatust kohe pisut hiljem, kuid pole hullu. See on täiesti arusaadav, et vahel on raskused mõningate asjadega. Aga näed, kohale lõpuks jõudis, et jaa, vähemalt on pakk olemas ja nüüd me hakkame selle asjad avama. Ja kõigepealt võtame siit pealt ära siis selle infopaberi, et selle ma poiss läks sealt katki, pole hullu. Aga äkki saame sealt isi kuidagi ettevaatlikumalt avada, vaatame. Nii, läks lahti juba. Ja see läheb tegelikult päris katki, kodudega siin nii väga oluline paber pole, aga ilmselt päästa kahegi õnnestub. Niimoodi. Ja siit siis ka natukene veel maha seda. Oih, ma lõikasin vale poolega vist. Noh, näed, vale poolega üritasin noaga lõigata. Ja nüüd proovime selle katte kilestit maha saada. No näed, kohe palju parem töötab ikka õige poolega nagu tööd teeb, palju vale poolega siis ega siin ei töötagi. Kõik lahti. Ei tea, kui palju teist siuke värmi tagant tulete siin kiles tahiseb ja teip teeb kaheldega. Noh, ehk midagi on ikka puuta oleme. Nii, küll on hästi jooned käib pakendatud siin. Nii, tõmbame seda igalt poolt lahti, kus vähe kui võimalik. Nii, kui hakkame mingit sissulõikeid vaikselt tegema siin niimoodi. See on päris pikk protsess. Nii, hoppadi. Lihtsalt lõigume natuke siit, natuke sealt. Niimoodi. Ja siis siit poolt. Kõva niimoodi. Nii, natukene vaja veel lõikuda siit ja sealt edasi. Niimoodi, ikka veel rebime seda vaikselt maha. Ja seda ikka näha, vahel peaks telefoni jälgima. Nii, tundub vaikselt hakkame seda maha saama. Nii, siit veel lahti lõikuda. Saame endale taas ühe väga juba lindin saame külge panna. Lindima on isegi veel läkita. Nii, tutsukene veel. Oo, nii, väga hea. Kohe peaks kast paljas olema kilest. Selle saab ilusti sinna kile konteinerisse panna, nii et see läheb taas kasutusse. Et jah, selle kile saab viia taas sinna kile konteinerisse, läheb taas kasutusse või saab näiteks mõne pakendi pakkimisel kasutada. Et seda tegelikult saab taas kasutada, et ei pea ära viskama. Paneme noa siia voodi peale ja nüüd proovime kätte saada seda ilusat lindikest, näitan teda korraks. Oo, näed, ilus lindikene. Tegelikult ma panen siit pausi peale, teen ühe parema pildi ja siis me oleme tagasi. Need paremad pildid on tehtud ja nüüd me saame proovida siis edasi jätkata proovimist, võtta seda linti siit ära. Niiviisi. Väga hea. Ja nüüd paneme selle lindi enda taas kord ilusti rindu. Nii, mul on siin see kapuus ka, see võtta kes segada. Oh, vaadake kui ilusa lindi ma endale rindu sain jälle, kaela rindu. Et see on jälle see nagu missivõistlustel pannakse need ilusad lehvid kaela, lindid. Mul on ka väga just kikilips ka, näete, mul on selline hästi suur, ilus, punane kikilipuksene. Mulle need kaunistused väga meeldivad. Aitäh teile siis Good Country Food jukeste immeliste ja vahvate kaunistuste eest. Mida saab kasutada väga mitmel erineval moel. Jätaks innus või lipsuna või missi kallakeena. Niimoodi. Väga ilus. Nii, ja siin on meil siis ka peal kleepsukene siis Merry Christmas ehk siis häid jõule. Nii. Ja nüüd tuleb mõelda, kuidas see kass siin täpsemalt lahti käib. Aga ma arvan, et me peame kusagilt selle kile vist jah, lahti lõikama vist siit.
sedasi, niimoodi. Ja siis, ootati. Niimoodi, siit on lahti. Kas küljed ka või? Vaatame kohe. Jah, tundub, et siit külje pealt ka ikka vaja lahti lõigata niimoodi. Väga hea, suurepärane. Nii, siit on lahti. Nii hakkab olema meil siia jättage teipi noa külge. Võime siis ka siit ettevaatlikult lõigata. Oi. Võt sedasi niimoodi ja siit ka. Et selliselt ilusti kenasti kätte saaks, aga meil on vaja see pool ka lahti lõigata. Nii. Ups. Nii, sinna poole lahti ja siia poole lahti. Nii, ja nüüd on ainult veel see koht siit vaja lahti aidata. No, kuidas see nüüd siit lahti käib? Niimoodi. Ja oppadi, tuleb karp just kenasti lahti. Võtame siit selle külje pealt ära. Nii, asetame selle karbi praegu siia maha. Võtan ühe lonksu vett. Nii, ja hakkame vaatama, mis me saime. Lükkame edasi siit teema natukene. Nii, ma teen väikse klipikese siit pakis sees ka ja siis me jätkame jälle selle põhivideoga. Nii, meil on siin siukene väikene karbikene maiustustega, mis on läinud vist natuke valepidi. Tegelikult ma ei tea, kuidas, ikka vist nii õige. Nii, ja see käib lahti kuidagi siit sedasi. Nii, vaatame. Kuidas see täpsemalt lahti käib. Soo. Jah, ja siin siis on siukene hästi ilus näoga koogikene. See on vist, ütleme, lehm. Väga kena lehm. Ja siis siin sees on ka siukene väga ilus siukene kui hästi need lõhnavad. Siukene jõulusaabas, jõulusokk niimoodi põhjapõdaga. Väga ilus, väga kenad koogikesed ja küll nad lõhnavad magusad ja hästi. Jaa, see on see nagu fantastiliselt, seal on nagu magus šokolaad ja midagi taolist veel. Paneme need hetke siia karpi kenasti tagasi ja proovime selle kuidagi moodi karbi nüüd just kokku panna. Täpsemalt siis kuidas. Noh, niimoodi kõlbab küll. Nägite need maistused ära. Nüüd on meil siis siukene väike kotika siis siukseid rohelisi kommikesi. Emeraldi komme on meil siin. Siuke nimi. Ohoo, njam. Siis on meil siukene väikene 70 grammine kummipakikene. Kummid on väga maitsvad. Nii, siis on meil siin üks siukene kena jõuluvanakene või näärivana, võib isegi öelda, et see on näärivana, aga kui öelda jõuluvana. Siukene armas šokolaadi jõuluvana näärivana. Siis on meil siukesed apelsini või maitse siuksed lõutsukomme, need on oranži värvi. Need ma arvan, et need on apelsiniga või mandariiniga, ühesõnaga need on oranži värvi, siuksed lõutsukommid, väga maitsvad, kindla peale. Siis on meil siin marmelaadikomme. Siis on meil 250 grammi marmelaadikomme siin pakikeses. Rohelisi ja oranže. Kahte värvi siis tundub olevat. Siis on meil siin Jolly
Jolly komme siukses pakendis, need on kuskil umbes ka 100 grammi, 150 grammi, no ma niimoodi noh, mõtte järgi proovin siin huupi pakkuda nagu. On siis siuksed komme. Siis on meil siin tume šokolaad, siukses pakendis tume šokolaad. Jaa. Tundub alati hea mulliline, sükene nagu hea ai on siin ka, sükene mulli, see tume šokolaad on meil. Siis on meil siin Strike, karamelli ja pähkli sükene batoon, Craftersilt taas kord. See šokolaad, mis ma just eelnevalt näitasin, oli ka Craftersilt. Ja Crafters, et see siis, ühesõnaga siis see šokolaad on Craftersilt, see tume šokolaad. Ja ka see batoon Strike on Craftersilt. Nii. Siis on meil siin mingi jälle Crafters on siis tuntud firma, vaatan siin enamus asju on Craftersilt ja kummikombid on Crafters, üks pakk, teine pakk on Craftersilt, siis on šokolaad Craftersilt, siis on batoon Craftersilt ja nüüd on siis meil see oatmeal siis nagu küpsised ka Craftersilt, nagu te näete, siin on siis Crafters, seda väga hästi vist ei näe, aga siin on muidugi Crafters. Annavad siis 430 kilokalorit, 6,5 grammi proteiini ja 65 grammi karbe. See kaaralilbeküpsised, jah, kaaralilbeküpsised on siis siuksed, taga on siis eesti keelt tõlgega olemas. Nii, siis on meil siin Hi Mama, mingid ka siuksed küpsised bisviidid umbes ka 63 grammi karbe, 6 grammi proteiini ja 430 kalorit saab siit. Et siis nagu jah, näeb vot selline välja. Et see näeb väga muidugi küpsis bisviit välja, siin nagu mille valget on veel sees, nagu et siin nüüd, mis ütleb ka. Või küpsised vahustatud täidisega, glasuuritud kondiitri glasuuriga. Väga vahva. Siis on meil siin veel üks šokolaad. Meil on siis Craftersi milk chocolate. Ka õhuline siis sükene. Maiustusi on siin päris palju ikka. Et jaa, sükene väga vahva. Nii, saab suumagusaks. Oi, siis on meil siin veel marmelaade, siis on kollaseid, oranže, veel üks pakikene. Vot niimoodi, ma väga suur marmelaadisõber pole, kuid eks saavad vanemad natukene süüa ja võib-olla, mida ise natuke näeksin ka, et jah, väga ma marmelaadi ei armasta, aga kui saadetakse, siis ikka võtan või nagu söön. Siis on meil üks pakk mingit mahla meil siin. Õuna mahla on meil sükene. Nii, mis ta meil siin on siis? Ütleme, et 0,5 liitrit, ei see on tegelikult vist vähem, see on umbes 200 milliliitrit ja noh, kohe, ma vahel panen jah siit kuupi. 200 milliliitne pakk õunamahla koos korjaga. Siis 200 milliliitrine pakk kirsimahla koos korjaga. Vot niimoodi näete panen. Mul telefoni taskulamp töötab, seetõttu võib-olla natukene raskem näha. Muidu need näevad siuksed välja, eks ju. Igasugused on teile õunamahla ka uuesti. Ei, see pole jah, see on õunamahl ikka, jah. Oot, sedasi. Niimoodi peaks olema vist hästi nähtav. Ja siis on meil 1 liiter, ma ei tea mis mahla, mingit sidruni ja kreevimahla tundub olevat. Sidruni, laimi, mint. Sidrun, laim ja münt, sest see on niisugune 1 liiter ja sidruni, laimi, mündi mahla. See tundub isaratav. Mina ise armastan jumaldan sidrunit. Samus mul veel ka münt
ja laimi ma armastan ka, nii et 3 ühes lemmiktoode, ütleme nii. Ma ei tea, siin all ka või midagi on või rohkem pole, vist ei ole. Siis on hästi palju siis seda nagu ükest saepurupõhku või midagi siukest. Ja all on veel hunnikus kile ka. Aga jah, see kile läheb taaskasutusse, nii et otse tullu pole ja siin on siis nagu seda saepuru sees, et no see pole saepuru, vaid see on see puu siukene noh, asi, ma ei oska seda täpselt öelda, ma tean, kui muidu enam-vähem, mis see nimi on. Aga jah, siin sees on niimoodi pakendud, siin all on, nagu te näete, on siis see kile ka veel. Aga see läheb sinna taaskasutuskonteinerisse, sinna prügikonteinerisse, kile konteinerisse, mis siis läheb, teevad sellest midagi uut, ma arvan. Nii, paneme vahepeal oma lindi, kes ilusti tagasi just olema peab, niimoodi ka juurde purinda. Võtame ühe kile lonksu siis ka. Nii. Ja see oli siis Good Country Foodi siis jõulu mystery box siis ja suur siis ehk L mystery box Good Country Foodilt. Ja kogu Good Country Foodi siis infod alt videoinfos ka, ma soodan siis alla videoinfosse vaadata. Alla videoinfosse ma siis lingin Good Country Foodi Instagrami, nende Astri e-poe ja siis nende Tallinna lao aadressi ja info. Et jaa, siis kui teil on huvi, siis kindlasti soovitan külastada nende Astri e-poodi, sealt vaadata, mis oodad nendelt tellida saate. Ja kes on Tallinnas, siis võivad ehk siia minna kohale, nende lattu saab sealt koha pealt osta. Alviinfos on kogu info ajas, nende võivad alviinfosse vaadata. Ja aitäh siis teile taas kord Good Country Food selle imevahva müsteeboksi eest, mis on muidugi jah, mida ma isegi nii maksnud. Ma ise tellin tavaliselt alati, kui neil on müsteeboksi müüki, siis ma tellin alati kohe, kui mul selleks võimalus on. Ja eks ma proovin endalt ja muid tooteid tellida ja aeg-ajalt ikka teen siis Good Country Foodi toodetus summaga video ka kindlasti. Ja kui teile video meeldis, siis kindlasti palun vajutada like, eks ju, siis kommenteerige midagi sõbralikku ja positiivset ning kindlasti kommentaarid olge inimlikud nii minu kui ka teiste vastu. Ja head uut aastat siis kõigile minu kanali vaatajatele, kes seda videot vaatavad, siis on juba uus aasta, täna siis 1. jaanuar, kui ma seda videot filmin. Ja siis kindlasti vaadata allvideoinfosse ka, see allvideoinfos on igasuguste kasulik olulise informatsioon, mida võiksid teada näiteks, võiksid selle pilgu peale visata, et allvideoinfost võite leida siis näiteks minu Mertsi veebipoe või Mertsi e-poe info. Kui saada minu Mertsi osta nagu endale tellida, siis on olemas näiteks minu mängude e-pood, veebipood, mis on siis loodud koostöös Nexusega. On minu PayPal annetus info all olemas, on siis fännipost info all olemas, et kui on fänniposti saata, et siis see võimalus on olemas. Kindlasti soovitan mulle kirjutada ka e-posti aadressile kunnalju@gmail.com ja siis lepime kokku, et kuidas ja kus mulle asju saata. Ja palju muud sükest olulist ja kasulikku näiteks ka. Ja kindlasti Lainele, Jumalale ka muidugi. Et igal juhul ma loodan, et video meeldis ja kindlasti kohtume taas. Minu on siis see Kunnalju ja taas teine kord. Aitäh, et te vaatasite ja nägemiseni.